See vabaduse mõiste on, eks ole, hästi avar iseenesest, et see tekitas probleemi, et alati minu arvates on nagu lihtsam alustada, kui piirid on ahtad. Ja teine asi, et see on litomapp, eks, et ma tegelikult oma graafika asjades on harjunud töötama seeriatena. Et nagu üks töö vabadusest on nagu hirmus selline kuidagi hirmuäratav. No hästi, ja siis mul nagu ühel hetkel lõi selline nagu mõte, või mul tuli selline meenutasin aastat 1991 nii-öelda, kuna siin mitmed eeltegijad lähtusid siis vabaduse mõistest, kui ütleme sellist Eesti iseseisvusest ja MAP ise on ju ka, eks ole, Eesti 100 nii-öelda ürituste raames tekkinud. Et siis mulle meenus, et üks esimesi, kui mitte kõige esimene näitus oli Vastavatud Vaalgaleriis aastal 1991. Ja 1991. aastal olid näituste avamised suurejoonelised, mitu päeva teinekord, ja kunstnikud olid harjunud, et igast näitusest räägiti teles. Nii et näitusi oli ju vähe, eks ole, galeriisid praktiliselt ei olnudki, ja selline oli see toonane olukord. Ja siis peale näituse avamist istusime niimoodi peol, tegime teleka lahti, ootasime, millal siis hakkab uudistest näitusest rääkima. Ja selgus, et räägiti hoopiski teletorni ründamisest Leedus. Nii et tegelikult meie see näitus langes täpselt nende sündmustega kokku. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et ma võtan nagu oma MAP-i töö aluseks ühe graafilise lehe toonaselt näituselt. Ja valisin Liblika. See Liblikas on ka iseenesest selline ambivalentne kujund, et ühtpidi ta justkui oleks ka nagu mingi selline vabaduse metafoor. Aga ma nagu nii kaugele ei mõelnudki, et ma tegelikult lähtusin selle töö tegemisel puhtalt isiklikust mälestusest ja ei omistanud sinna mingised sellised suurejoonelisi taustsüsteeme. Nii et see Liblika remix on nagu peaaegu sama kompa mõttes, peaaegu adekvaatne 1991. aasta tööga. Aga tehnika on nüüd teine, et see toonane töö oli plastikule valmistatud kuivnõelast trükitud või selline tehnika, mis ei võimaldanud neid väga palju tiražeerida, et umbes 10 tõmmist oli seda tööd. Ja teine asi, et siis ma lisasin selle musta värvi, sest et ma graafikuna praegu tegutsen suuresti illustratsiooni ja koomiksiga. Nii et sellele Liblikale tuli juurde selline must nagu varjude maailm, mis on koomiksile üsna omane. Nii et ütleme nii palju sellest vormist ja sellest muutumisest siis.